Ja alustame sagedustabeli tegemist. Lisa, pivot table liigend tabel, uuele töölehele ja okei. Ja kleebime ülesande siia. Ülesanne meil selline, et tuleb leida õpilaste kasutuses olevate mobiiltelefonide tootjad arvuliselt ja mobiiltelefonide tootjad protsentuaalselt. Ja andmed on meil siin. Nii et mobiiltelefonide tootjad on meil firma Veerus. Ja alustuseks teen linnukese firma ette ja näen, et siia tekkisid Muu, Nokia, Samsung, Sony Ericsson. Ja lohistan firmat teist korda väärtustesse. Ja siia tekib nüüd funktsioon, loendus. Sorteerin need andmed ära, sordi, suurimast väiksemani ja näen, et Samsungi telefone on õpilastel 54, Nokiat 32, Sony Ericssoni 9 ja muid telefone 7. Kui ma tahan nüüd mobiiltelefonide tootjad protsentuaalselt leida, siis lohistan firmat veel korra väärtustesse. Nüüd on mul neid arve topelt ja selle teise veeru. Siin valin väärtuste kuvamiskuju ja valin siit protsendi ja antud juhul ülevalt alla on meil veerg ja valin protsent veeru summast. Ja saime protsendid, siin on 2 kohta peale koma. Teeme niiviisi, et arvu vorming ja on 1 koht peale koma. Okei. Ja 100%, et siin ei ole vaja ka 1 kohta peale koma, nii et vähen 10 kohti. Nii, kokku on kõiki telefone 102, Samsungi telefone on 54 ja see on siis, kui pool oleks, siis oleks 51, aga see 54 on siis 52,9% kõigist telefonidest. Nii, Nokia telefone on siis umbes kolmandik ja siin ongi näha, et 31,4%. Ja Sony Ericssoni telefone on peaaegu kümnendik, pisut vähem, 8,8% ja muid telefone on siis 6,9%. Kõik telefonid kokku 102, see on siis 100% telefonidest.